Mart Sanderi viimasel maalil poseerib 5 tšellokuninganna Silvia Ilvese kassi. Kuidas see juhtus, et sa hakkas Silvia Ilvese kasse maalima? Sest et Silviat on juba maalitud, Silvia meest samuti. Ja vaat need kassid on tema peres nii suur ja tähtis osa, et kuidas sa jätad need kassid maalimata. Ja see on olnud alati selline salasoov. Kas nüüd on viimased pinslitõmbed juba tehtud? No jah, sa oled siin istunud minuga siin 4 tundi ja näed, maal on saanud valmis vahepeal ja on aega allkirjastada. Mõtlesin, et kas teeme ära või? Teeme ära. Kasside energiaring, nagu sa näed siin, kassid on tegelikult üksteisega kontaktis. Kõik on üksteisega natukene kontaktis ja selline energiaring on nende peres nagu väga tavaline. Eks ma olen siin natukene oma kassist ka inspiratsiooni saanud, sest et Silvia kassidest mul on ainult hästi palju fotosid, aga minu paks mauskam, kes siin kusagil ka aeleb ringi, temalt ma saan neid poose põhimõtteliselt alati, eriti sellist. No kuulda oli vahepeal, et sa otsisid oma olemasolevale kassile seltsilist. Kuidas sellega on läinud? Ma natukene otsisin, jah, vahepeal mõtlesin ikka, et tal on natukene igav ilmselt, kui ma olen pikemaid aegu ära. Aga samas ma mõtlen, et ta on ka selline individualist ja selline prints natukene, nagu minagi, et kes on harjunud üksi elama. Ja ma ei ole päris kindel, kas ta saab elukaaslasega hakkama või ta seda üldse tahab. Kui vana ta on? Ta saab nüüd suvel 7-aastaseks, nii me oleme tegelikult ühevanused. Mõlemad kõige paremas eas. Täpselt. Üks musta kassi portree vaatab veel vastu. Need kiisusid on tegelikult tekkinud väga palju ja ma olen teinud viimasel aastal erinevatele loomakaitse, eriti kassi oksjonitele päris palju küll, sest ma vist tegin ühele oksjonile 2 tükki ja seda teist lihtsalt ei andnud, nii et üks must kass praegu on täiesti ootab omanikku lihtsalt. Aga sina ei tegele kunagi mitte ainult ühe asjaga, millega sa veel peale kassi piltide maalimise tegeled? No heldekene, eks mu elu on ikka eelkõige siis muusika, kino ja kirjanduse teater. Aga midagi pole teha, tegelikult kunstist tuleb mul praegu suurem osa sissetulekut. Ja kui sa siin vaatad ringi, siis skulptuur on minu lemmik olnud tegelikult lapsest peale. Ja mingisuguseid detaile sa siis siin nüüd näed, mis on tegelikult jõudnud isegi niimoodi maailma. Näiteks need paneelid ehivad praegu Ameerikas ühte põllumajandusministeeriumi uksi. Ja see Elujanuse mehe skulptuur. See on minu hauamonumendi kavand. Ma täiesti siiralt mõtlesin, ma pean ju teadma, milline mu hauamonument kunagi hakkab välja nägema. Ma loodan, et keegi rajub ta graniiti ja ta on suurem ja vastupidavam. Ja minu haual hakatakse käima ja vaatama seda ilusat skulptuuri. Aga see pole sugugi veel kõik. Ateljees ripub ka Raimond Valgre portree. No mina ja Valgre me oleme nagu seotud olnud tegelikult väga, väga ammu ja mingil määral ma loodan, et ma olen aidanud tema loomingut tuua tagasi rahva hulka, toonud välja arhiivist laule, mida keegi pole teadnud. Alati tähistanud tema juubeleid, kontsertide ja muuga. Paar aastat tagasi kirjutasin näidendi, nimega peaksime rääkima Raimondist, mis läks väga edukalt mitu aastat üle Eesti. Ja nüüd on siis lootust, et tänu taevale esimest korda äkki riigi toel saab siis sellest näidendist ka mängufilm, mida me hakkame loodetavasti filmima nüüd suve lõpul ja sügisel. Mulle tundub, et see on natukene ka nagu sinu autoportree. Valgre on mingil määral teadsa muutunud tõesti nende aastate ja lõputute kontsertide projektidega minu sellisest nagu salajaseks alter egoks. Või vastupidi jälle, mina olen muutunud tema alter egoks. Saa sa nüüd aru, tead sa või? Ja ikka pole veel kõik. Esmaspäeval 9. märtsil, täpselt Tallinna pommitamise 82. aastapäeval, linastub Tallinnas kinos Artis Mart Sanderi dokumentaalfilm Tallinna pommitamisest. Filmis on Mart animeerinud fotosid, mille tema vanaema pärast pommitamist pildistas. Kuidas rullusid lahti selle saatusliku nõukogude terrorirünnaku tunnid? Millised olid Punaarmee tegelikult sihtmärgid? See film esilinastus 28. veebruaril Tbilisi rahvusvahelisel dokfilmide festivalil ja ma sain sealt võidupreemia.